Rahu, armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesus Kristuselt. Nüüd võib istuda. Tänase mõtiskluse aluseks on kirjakoht, mida me kuulsime Pauluse kirjast heebrealastele 11. peatükist ja neid ma enne ei hakka siin ette lugema enam, aga proovime natukene seda lahti mõtestada ja sügavalt sellest natukene aru saada. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatu asjade tõendus. Nende sõnadega aga ei anna pühakiri usule definitsiooni õpiku mõttes. Ta ei püüa usku ära seletada ega lukustada mõistesse. Pigem avab ta akna inimese sisemaailma ja ütleb, et usk on midagi, mis kannab inimest ka siis, kui ta veel ei näe. Usk ei ole järeldus, mille inimene teeb, ega ka otsus, mille ta ükskord langetab ja siis taskusse paneb. Piibli tunnistus on järjekindel ja selge. Usk sünnib siis, kui Jumal ise inimest kõnetab ja puudutab. Kristlik usk ei ütleb täpsemalt. See kõnetus ei ole jäänud abstraktseks ega kaugeks. See on saanud lihaks ja looks Jeesus Kristuses. Ja seepärast ei ole tänase pühapäeva keskmes mitte inimese usuline pingutus, mitte tema otsimine ega tugevus, vaid Kristuse tegevus inimese südames. Usk ei alga inimese tugevusest, vaid Jumala algatusest. Meil võib olla sageli kujutlus, et usk eeldab tugevat iseloomu, sisemist tasakaalu ja juba valmis vastuseid. Me võime arvata, et enne usku tuleb kõik läbi mõelda, paika panna ja enesest selgeks saada. Aga piiblilood räägivad hoopis vastupidist. Usk sünnib sageli seal, kus inimene võib olla segaduses, haavatav, kriisis, katki või murdumise äärel. Nõnda on see Pauluse pöördumise loos, kus nägijast saab pime ja pimedast nägija. Nii on see heebrealaste kirja usu peatükis. Ja nii on see Kaini ja Aabeli, Eenoki, Noa ja Abrahami lugudes. Need lood ei ole täiuslikest inimestest, vaid inimestest, kelle elu katkestatakse Jumala poolt. Usk ei ole inimese projekt. Usk on Jumala algatus inimese elus. Kui tulla tagasi Kaini ja Aabeli loo juurde, siis see on üks piibli kõige valusamaid ja ausamaid alguslugusid. Mõlemad vennad pöörduvad Jumala poole. Mõlemad vennad toovad ohvri. Väliselt on kõik korrektne ja aus. Aga sisemiselt toimub midagi täiesti erinevat. Aabel usk ei seisne paremas soorituses ega õiges vormis. Tema ohver on vastus Jumalale. See ei ole katse Jumalat mõjutada ega end õigustada, vaid avatus. Aabel ei püüa Jumalat kontrollida, ta usaldab. Kain seevastu elab usus, kus Jumal peab kinnitama tema õigust. Kui see ei juhtu, ei sünni temas meeleparandust, vaid sünnib kibestumine. Ja kibestumisest sünnib vägivald. Kain ei talu tõde, sest tõde seab eesmärgi alla tema enesepildi. Ka tänapäeva inimene võib teha kõike õigesti, olla kiriklikult aktiivne, täita oma kohustusi, elada moraalselt korrektset elu, aga samas kanda südames küsimust, mida ei julgeta välja öelda. Miks teistel läheb paremini kui minul? Ja siin hakkab usk murduma, sest usk ei oota enam Kristust, vaid tunnustust, õigustust ja võrdlust. Ja
kui usk muutub võrdlemiseks, sureb see vaikselt. aga Jeesus äratab usule seal, kus inimene kaitseb oma õigust, vaid seal, kus ta julgeb lasta Jumalal oma südant avada. ja Jumal ei otsi täiuslikku ohvrit, vaid seda tõde inimese sees. Lähme edasi. Eenoki kohta ütleb pühakiri väga vähe, kuid see vähene on erakordselt sügav. Ta käis koos Jumalaga. Ma arvan, et see on usu üks küpsemaid kirjeldusi. Usk ei ole siin suur sündmus ega dramaatiline pöördepunkt, vaid eluviis. Ärganud teadlikkus Jumala ligiolust igapäevaelus. Tänapäeva inimene januneb sageli äärmuste järele, tugevate kogemuste, vapustavate elamuste, selgete märkide järele. Ja kui neid kiiresti ei tule, siis arvatakse, et usk on surnud ja kadunud. Aga just Eenok tuletab meelde, et usk võib olla vaikne, järjekindel ja kestev. Paljud võivad kaotada usu mitte sellepärast, et Jumalat ei ole, vaid sellepärast, et nad ei oska teda enam märgata argipäevas. Ja usk ei tähenda, et kõik küsimused kaovad. Usk tähendab õppimist elama koos Jumalaga ka siis, kui need küsimused jäävad. Noa lugu räägib inimesest, kes kuuleb tõde maailmas, mis ei taha seda tõde kuulda. Tema usk ärkab ajal, mil moraalne kompass on kadunud ja vägivald on muutunud tavapäraks ja normiks. Aga Noa ei vali vaikimist, vaid kuulekust. Ja Noa usk ei ole pime optimism. See on kuulekus tõele, sellele tõele, mida veel ei nähta. Noa ehitab laeva mitte sellepärast, et see oleks mõistlik, vaid sellepärast, et tõde on teda kuuletanud ja kõnetanud. Ka tänapäeval võib olla nii, et inimesed ei taha tõde näha, sest see tõde nõuab muutust. Tõde seab kahtluse alla mugavuse. Tõde paljastab meie eluviisi. Ja sellepärast võidakse eelistada sageli vaikust ja kohandumist, leppimist. Aga Noa lugu ütleb, usk ei tähenda, et sa ei jää üksi. Sa võid jääda üksi. Usk tähendab, et sa jää ilma Jumalata ja see ei ole üksi jäämine. Jeesus äratab usule mitte masside heakskiidu kaudu, vaid julgusega seista tõe eest, ka siis, kui see teeb üksiklaseks. Abraham, usu sügavaheline tüüp. Tema usk ei seisa teadmises, vaid liikumises. Ta ei saa teekaarti ega garantiid, aga ta saab kutse. Abraham loobub illusioonist, et elu on täielikult kontrollitav. Ta lahkub tuttavast, kindlast ja turvalisest. Ja filosoofiliselt öeldes on see usk, mis julgeb tunnistada. Mina ei ole oma elu isand. Ka tänapäeva inimene kardab usku, sest usk tähendab kontrollist loobumist, identiteedi muutumist, valmisolekut kaotada midagi, mis tundubki turvaline. Paljud võivad öelda, ma usuksin, kui oleksin kindlam. Aga Abrahami lugu õpetab, usk sünnib liikumises, mitte ennem seda. Jeesus ei ärata usule sellega, et ta teeb elu turvaliseks, vaid sellega, et ta teeb meie elu tõeliseks. Aga miks võib olla niimoodi, et inimene ei taha tõde näha ega tunnistada? Sest tõde võib võtta ära vabandused ja vabadused, nõuab vastutust
paljastab südame tegeliku seisu. Inimene ei pruugi põgeneda usu eest sellepärast, et usk oleks ebaloogiline, vaid sellepärast, et usk on aus. Ja ausus on vahel raskem kui kahtlus. Aga kuidas inimene võib leida usu siin maailmas? Ja kuidas ta ka selle võib kaotada? Inimene võib leida usu siis, kui ta lubab endale olla haavatav, lõpetab Jumalaga kauplemise, vastab kutsele, järgne mulle, isegi siis, kui ta kardab. Kuid igal pool on vastaspool. Inimene võib kaotada oma leitud usu siis, kui usk taandub tulemusele, Jumal muudetakse teenuse pakkujaks, palve asendab suhte. Ja usk ei pruugi kaduda korraga, vaid kaduda vaikselt, kui inimene lõpetab kuulamise. Armsad vennad ja õed, kui me täna siit kirikust lahkume, siis me ei lahku selle teadmisega, et kõik küsimused on saanud selgeks ja vastuse. Me ei lahku ka lubadusega, et elu muutub homme lihtsamaks. Aga me võime lahkuda millegi olulisemaga. Teadmisega, et Jumal ei ole meist lahti lasknud. Usk, millest Pühakiri täna rääkis, ei ole täiuslike inimeste usk. See on usk, mis sünnib kohtumisest Jumalaga, kes tuleb inimesele vastu ka siis, kui süda on väsinud, kahtlev või alles teel. Aabel tuletab meile meelde, et Jumal otsib avatud südant, mitte täiuslikku sooritust. Eenok näitab, et usk võib olla vaikne ja igapäevane kooskäimine Jumalaga. Noa kinnitab, et ka üksildasel teel ei jää inimene Jumalata. Ja Abraham õpetab, et usk ei nõua kogu tee nägemist, vaid julgust astuda järgmine samm. Võib-olla tunneme end täna nõrkadena, võib-olla on meie usk väike või hapram, kui me seda ise tegelikult tahaksime. Aga evangeelium ütleb, usk ei peagi olema suur, et olla tõeline. Piisab, kui inimene laseb end kõnetada ja ei sulge ust. Sest kõige olulisem ei ole see, kui tugev on meie usk, vaid see, kui ustav on meile Jumal. Ja see ustav Jumal kutsub meid elule, mitte hirmule, lootusele, mitte meeleheitele. Ja seepärast võime täna siit lahkuda rahus. Mitte sellepärast, et kõik oleks selge, vaid sellepärast, et me oleme hoitud ja kutsutud. Amen. Kuule tõuseme.